Tere kallid raadio ja podcasti kuulajad üle maailma. Te kuulate eksperimentaalsaadet Pärimus Pop. Mina olen Norman Salumäe ja minuga on täna liitunud tuntud Eesti trummar, 2017. aasta etnomuusik, raadiosaate Etnoskoop juht ja isa Tõnu Tubli. Tere Tõnu! Tere, rõõm! Mul on hea meel, et sa oled täna leidnud selle aja siia tulla oma tihedast graafikust, mis sest, et väljas on koroona ja meid on kõiki ilusasti pandud tubadesse kinni. Täna on 2021 aasta 11. märts ja neljapäev. Nii et täna on esimene karantiinipäev kõigile meile. No nii, täna räägime pärimusmuusikast, pärimusmuusika piiridest, reeglitest, reeglite lõhkumisest ja popmuusikaga põimumisest meil ja mujal maailmas. Mitut pilli sa mängid? Ma tean, et sa mängid trombooni, ma tean, et sa mängid trumme. Kas on, kui palju neid veel on? Ma tean, et sul on hästi musikaalne perekond ja sa oled tegelikult selle kuidagi, selle sees üles kasvanud. Jaa, mul on olnud tohutud õnne sellega, et ma olen kasvanud nagu keskkonnas, kus tegelikult on alati olnud lähedal mõni orkester. Et kuna mu isa on pikka aega olnud dirigent ja ütles ka trompetimängija, siis see, et oli nagu orkester ja palju instrumente oli minu jaoks hästi normaalne. Ja juba enne, kui ma nagu muusikakooli läksin, ma tegin vahet tuubal, baritonil, tenoril, altsarvel ja metsasarvel ja trompetil ja kornetil näiteks. Aga tubli, ma ei tea siiamaani kõikidel vahet, aga ma proovin. Ja ei, eks see lõpuks on lihtsalt nagu õigel hetkel sain sabast kinni ja siis ma sain teada. Võib-olla ei olnudki nii suurt nagu isu seda hullult nagu teada saada, vaid lihtsalt nagu paratamatult ma nägin ja siis ma sain teada. Aga üldiselt tromboon ja trumm, ma ütlen, nagu need on mul nagu instrumendid, mida ma mängin nagu... Ütle, kui nüüd ma valesti mõistan, aga sa teed ümber töödeldud pärimusmuusikast, justkui mingitest vanadest salvestustest, asjadest, teed sa omakord ümber töötlusi oma trigerdatud trummidega vahel? Jah, kusjuures see minu jaoks tuleb hästi loomulikult, sest et ma arvan, et ma teen seda kogu aeg näiteks pilli harjutades ja tehnikat harjutades. Et kui nüüd nagu väga trummispetsiifiliseks minna, siis näiteks mõned rudimendid, mida tänapäeval kasutatakse, on sündinud ottomanide ajast kuskil, nagu tüübid mängisid taldrikute peal mingisuguseid rütme, siis läheb mingi aeg edasi, tulevad mingid esimesed trummarid nii-öelda ja neil ei ole mitte midagi muud võtta kui see, mis minevikus oli ja sealt pealt nad hakkasid pihta ja tegid nagu oma asja nii-öelda, kus me räägime mingist võib-olla esimese maailmasõja eelsest ajast veidike ja võib-olla ka nagu renessansi ajas, kus olid nagu rivitrummid, olid tegelikult nagu sõjaväe värk, aga see on suht sama nagu see ottomanide teema, et lihtsalt hirmutame nagu oma vaenlase ära. Üks, et me jõudsime muusika sinna, et siis nagu mängitakse mingisuguse rütme ja siis nüüd tegelikult vahepeal on veel olnud üks faas, kus trummarid juba sünteesivad seda, mida eelmised tüübid teevad, ehk siis näiteks ma ei tea, Elvin Jones ja Max Roach sünteesisid seda, mida tegi Buddy Rich või enne teda veel mingisugused tüübid nagu. Nad hakkasid sealt juba edasi nagu leiutama ja nüüd tänapäeva trummar on jõudnud sinna, kus ta võtab need asjad, mida teeb Elvin Jones, Max Roach ja ma ei tea, Tony Williams ja siis sa töötled seda veel edasi ja võtteid tegelikult on juba ammu näiteks klassikalisest muusikast olemas, on mingid vähikäigud, peegelkäik, vähikäik peegelpildis, mis iganes on, et sa saad selle sama fraasi võtta ja siis pöörata selle ümber või teha sellega mis iganes. Ja selles mõttes minu jaoks nagu see, et ma jõuan siis muusikas selle sama asjani, on jube loogiline, sest et ega ongi, mängis kõik noodid ära, ega me siin nagu uut nooti kuskilt välja ei võlu. Välja Jacob Collier võib-olla, aga et selles mõttes me nagu ongi, tänapäeval me sünteesime lihtsalt nagu ja siis ongi mingi metasünteesimine käib lihtsalt. Ja, aga sina siis, ma saan aru, ikkagi, praegu me rääkisime rütmipõhiselt enamasti, eks ole, aga ütle, kui ma saan valesti aru, aga sa kasutad reaalselt luupe, reaalselt mingid kas loo osasid või mingisuguseid luubi osasid, aga need on juba omakorda kellegi poolt töödeldud, jah, ütleme, et Jalmar teeb mingisuguse ümbertöötuse millestki, sina võtad selle salvestuse või lindistuse, chopid selle ära, hakid ära. Kui on vaja.
vahepeal ei ole isegi vaja. Ja no ei ole vaja, eks ole, aga põhimõtteliselt ja siis sa kasutad triggerdatud trumme selle maha mängimiseks. Siin kohal on mul õigus. Siin kohal ma ütlengi, et kõik, kellel on huvi, siis kindlasti jälgige Tõnut Instagramis papapuube, nagu ma ei eksi. Et super pull asi, mida vaadata eriti kuskil päeva keskel, et kuidas Tõnu kas harjutab või midagi ja siis kuidas ta seda lindistab ja kuidas vahepeal telefon maha kukub või ma ei tea, võib-olla ma mäletan valesti, aga... Ei, on küll siuke moment, selles mõttes, et ma ikkagi olen nagu väga agro selles, et ega see nagu ütleme Instagrami ja tegelikult mul on YouTube'is ka paar nagu ilusat videot, kus te näete, mis need nagu triggerid teevad, aga sisuliselt minu jaoks ikkagi nagu see protsess, kus ma õpin, on nagu palju olulisem ja siis, kui ma mõtlen, et ma salvestan selle nagu videosse, siis selle üks nagu point on minu jaoks ka see, et ma ise näen seda ja siis mõnikord nagu tore nagu inimesed, et näe, vaata, niimoodi saab ka ja siis lugu lõpebki sellega, et telefon kukub kuskilt maas, et siuke, okei, seda rohkem me ei tee. Et, jah. Tundub, et sul ei ole nagu väga piire, aga samas, kas sa ikkagi lõpuni usud sellesse vabadusse, näiteks kasutada vanu arhiivisalvestisi täpselt niimoodi, nagu sa ise arvad või tunned või sa tunned mingit vastutust, mingit piire mööda käia lihtsalt sellepärast, et juba see keskkond, kus sa oled üles kasvanud, su vanemad, vanavanemad, võib-olla koolist, eks ole, ja noh, jah, kuidas see on? No sellega on tegelikult minu jaoks niimoodi, et on lihtsalt kõige lihtsam on niimoodi, et on lihtsalt mingid lugusid, mis ongi ainult kuulamiseks loodud nagu, et neid sais, ma ei tea, ma peaks nagu mingi hea näite tooma. Johnny Mitchelli Both Sides Now, nagu see vanem live, mis mingi 79 või 69 kuskil, midagi sükest nagu 79 vist. Ühesõnaga, et see, kui ta seal seda laulab nagu, siis noh, et sa ei saa täpselt samamoodi seda mitte kunagi. Et see ongi see ja sellepärast näiteks Both Sides Now, kui keegi seda esitab, siis mul on siuke ma ei tea. Aga seda nagu... salvestust kui sellist võiks kasutada või? Salvestust jällegi, vaat see on nagu teine asi, et siis me nagu toome nagu selle sama ikkagi hetke nagu mingis mõttes tagasi. Noh, seal on see nagu mingi esteetiline küsimus, et kui palju me nagu julgeme või kui palju me võiksime nagu seda nagu mingis mõttes nagu siis choppida või lõigata või nagu töödelda natukene veel järgi, on ju. Et selle koha pealt ma olen üsna nagu avantgardi ja arvan, et tegelikult nagu noh, põhimõtteliselt ei ole vahet, kui sa nagu teadvustad endale, mis see originaal on või et kui sa teed teistele ka selgeks, et aga tegelikult see on sellest loost nagu, et see ei ole mina nagu täielikult, on ju. Et siis minu arust see on nagu lahe, et siis see on lihtsalt iga kuulaja enda otsustada, et kas talle meeldib või meeldi. Aga meil on väga hea siia nagu mingis mõttes selle valli taha ära ennast peita, et see, mis välismaal ja Johnny Mitchell ja nii, aga me räägime nüüd Eestist ka korra, et kas Eestiga on nagu sama lugu või on nagu mingi kartus, et äkki tuleb pärimuspolitsei ja viibutab näppu või... Selle koha peal ma ikkagi arvan, et kuna ma ise olen ka eestlane, on ju, vähemalt ma pean ennast eestlaseks tõenäoliselt. Mulle tundub ka, et oled. Et siis ma arvan, et see ei ole küll nagu võib-olla koht, kus ma peaks hullult nagu kartma kasutada midagi, mis noh, ma ei saa öelda, et see ongi täieõiguslikult minu või midagi sükest, aga et sisuliselt see on minu nagu eksistentsi üks osa, mis tähendab seda, et ma võiksin seda kasutada, isegi nagu ma peaksin seda kasutama. Et ja noh, loomulikult on hea ja halva maitse piirid olemas, on ju, aga kus need jooksevad, see on nagu nii nagu jälle mingi abstraktne värk, et... Aga oled sa kunagi seisnud pärimuspolitseiga silmitsi või oled sa tunnetanud seda? Ma olen näinud? Esimene ansambel, mis nagu pärimuse maailmas oli nagu ansambel Paabel ja ma mäletan, kui me esimest albumit tegime, siis me küsisime Celia Roose käest, et kas see on okei, kui me tegime midagi siukest või niisugust või naasugust, seal mängisime sõnadega ja tegime mingit, lõhkusime võib-olla veits rütmi või midagi. Ja Celia vastus oli see, et aga te olete ju loovad inimesed, mõelge oma peaga. No, et nagu, ja sellest mina nagu mõtlesin täpselt seda, et aga siin täpselt ongi, et see on lihtsalt küsimus ongi nagu selles, et kas sa julged või tahad seda teha või ei taha, on ju. Nagu hea filosoofiline tahte ja küsimus on ikka, see on nagu see põhiline tegelikult, mille taga me oleme. Et kas sa tahad seda teha või ei taha. Et kui keegi ütleb, ma julge, siis see julgus on nagu täpselt sama, nagu, et sa tegelikult ei taha, siis
siis me varjumegi täpselt selle valli taha, mis ongi nagu see, et äkki teiselt poolt tuleb mingi kuri politsei, tegelikult ei tule, politsei ei ole nagu meie kiusamiseks, vaid politsei on nagu meie abistamiseks. Nojah, sinust teisel pool lauda istub inimene, kes on palju silmitsi seisnud sellega, et ühesõnaga minu arust ei ole nagu piire, et selles mõttes, et jah, et ma teadvustan, kust mingisugune muusikaelement või asi on tulnud, aga ma nagu usun, et muusika on jagamiseks ja et ei ole seda, et ei, selles stiilis sa niimoodi ei tohi teha, sest et ei tohi. Ja sellest ma ei ole kunagi aru saanud, et kas jah, mulle tundub, et sul on nagu mingis mõttes samamoodi, aga sa tajud ja austad neid nagu piire, et sa nagu mõtlev inimene ikkagi, eks ole. See on asi lihtsalt, mis nagu aja jooksul sa ikkagi näed nagu, et nii palju on neid kirjutamata reegleid ja üks, et sa lihtsalt saad aru, et inimesed mõtlevad nii sellepärast ette, on ju. Aga kõiki reeglid ei saa alati ka teada. Kõik reeglid ei saagi alati teada ja ei peagi. Et see teebki meid eriliseks, et me näeme nagu erinevaid mingeid detaile ja see teebki meid nagu erinevaks. Et jah. Enne saadet korra siin sai asju üles pandud ja juttu aetud, et sa tõid Uku Aru valsi näiteks mulle. Räägi mulle sellest fenomenist või sellest mõttest natuke Uku Aru valsi ümber. Ja, et mina näiteks väga pikka aega ei teadnud, et tegelikult Uku Aru valss on Arvo Pärdi kirjutatud lugu ja ma arvasin siiralt, et see on mingi Eesti pärimusmuusika mingi järjekordne valss, nagu neid on tegelikult päris palju. Ja siis ma sain selle teada ja ometi siiamaani ma nagu mõtlen sellest loost kui nagu mingisugusest pärimuslikust palast, sest et mina õppisin selle kellegi teise kaudu, kes loomulikult ei olnud Arvo Pärt ja tõenäoliselt tema õppis selle kellegi teise kaudu ja võib-olla tema nagu sai selle noodi kuskilt, kus võib-olla ei olnud ka peal kirjas, kes see autor on, mis on nagu tänapäeval tegelikult väga tavaline, et kui mingid vanu noote, et seal ei ole hullult kirjas, et pealkiri, mingi stiil, tempo ja autor, see on nagu mingi tänapäevane mingi tehnoloogiline edasiminek, on ju. Tal oli lihtsalt, kui sul oli see noot selle looga, siis said selle nime ka sinna peale, siis oli juba nagu väga hästi. Ja pahatihti nagu lahendatigi see olukord niimoodi, et sul ongi nagu, ma ei tea, Valss Toomasele järgi või mis iganes, nagu, et siis oli olemas see autor ja see stiil ja loo nimi ka ühes. Et selles mõttes see on nagu hea näide sellest, et mis tegelikult nagu, et pärimusmuusika saab olla sisuliselt ükskõik mis, kui ta nagu hakkab edasi elama läbi nagu erinevate muusikute. Kas pärimuselt laenamisest võiks saada uus trend popi maailmas ja võib-olla see on juba juhtunud, et äkki sa oskad mõnda näidet tuua? Või mitmeid? Ma võin tegelikult päris mitmeid tuua, mainisime siin enne Michael Jacksonit, on ju. Et näiteks Michael Jacksoni lugu They Don't Really Care About Us on salvestatud Brasiilia ühe suurema samba trummikoori poolt. Ja see on videos on ka seda näha minu meelest, eks ole? Just, et näiteks lepime kokku, et see on nagu mingi pop lugu olnud ühel hetkel ja jätkuvalt on äge lugu, aga ometi see lugu on nagu selle põhi või see nii-öelda beat või mis iganes. See on nagu full on traditsiooniline pärimuslik värk, nagu, et niimoodi on mängitud seal kontinendil juba ammustest aegadest ja mängitakse siiamaani, on ju. Või siis... Ma tean, et sa enne saadet rääkisid mulle ka Snoop Doggi loost Drop It Like It's Hot. Jaa, see lugu on ka näiteks, see on huvitav, et kes nüüd kujutavad seda lugu ette, siis seal on see... mis tegelikult on, et tegelikult see on nagu, kui panna see kokku selle basstrummi löögiga, mis seal alguses on, siis see on jällegi Lõuna-Ameerika nagu nii-öelda afro-kuuba klaave, mingisugune pööre või minu jaoks nagu ma olen kohe, see on selle peale võib sambat, bossat, mida iganes nagu tegelikult mängida, on ju. Aga siis on seda võtnud nagu Pharrell Williams nagu, et me salvestame selle ja siis tuleb Snoop Dogg ja räpib sinna peale, et kukuta see maha, sest et see on kuum. Kas Eesti muusikast on ka midagi sellist, mida sa oskaksid või mida sa oled niimoodi mõelnud, et ahah, no vot, et miski, mille peale mina ja võib-olla tavaline raadiokuulaja ei tuleks, et lihtsalt oma pagasi pealt lihtsalt nagu oled tajunud ära? Mis, ma ei tea, näiteks mis
Eliise Hääl, mis bänd see on? See on Traffic. Traffic, Silver Laas, tere Silver Laas. Jaa, tere Silver. Ja Stiigresta ja teised. Just, et see lugu on nagu näiteks minu arust see mandoliinide asjad nagu on täiega maailma muusikavärk ja see on element, mis teeb minu jaoks sellest loo, selle loo. Et jällegi ma arvan, et see on nagu väga teadlik otsus, et seal selline instrumentaarium on, aga et see lõpuks nagu kõlab nagu sellisena, nagu ta lõpuks kõlab, see on ikkagi puhtalt see, et on head tüübid ja saavad kokku ja teevad head lugu ja siis see tulebki hea välja. Aga no ma ei tea, ma võin enda näite tuua näiteks täiesti juhuslikult Traadteki tehke ruumi, kus seal see vaheosas on see mingi ägisemine on et selle loo puhul oli nagu kuidagi otsisime seda elementi sinna lukku ja siis puhtjuhuslikult ma panin nagu selle sama siis arhiivisalvestise sinna oma triggeri nagu samplerisse sisse ja täiesti suvaliselt valisin suvalise envelope'i, mis nagu hakkab siis seda natuke nagu töötlema, tegi seda lühemaks ja lõikas seda ja tegelikult suhteliselt suvaliselt otsis mingisuguse koha, mida ta hakkas siis pitchima. Mängisin seda 2 minutit, kuule see on päris lahe. Ja siis ma lihtsalt valisin nagu selles mõttes, ma kvantiseerisin selle selles mõttes ära, et oleks nagu noodid, mis oleks diatooniliselt istuksid lukku sisse ja voila, oli olemas nagu asi, mis mul on niisugune, siis ma salvestasin, et kuulge, aga see on ju jumala äge nagu, et ma küll ei saa aru, et see tegelikult ongi see ma tahan ööde õpetada, see viimane ta on see, mille siis lõpuks see envelope nagu esimese mängimise fikseeris ära, et see on see, mida ma tahan kasutada nagu. Kas ma saan õigesti aru, et see on selles loos sees nüüd? Jaa, see on selles loos sees. Väga hea. Seda me läheme kuulama. Seda võib kuulata. See on nagu uskumatu, et kuidas ongi, et muusika loojana sina tead seda kogu seda taustsüsteemi ja kui sa kuulad oma lugu, siis sa kuuled seal võib-olla välja mingisugust, sina kuuled seal võib-olla oma raidi kõla, mida mitte keegi teine oskaks nagu tuvastada või tajuda, aga ometi võib-olla sa annab sellele kuulajale selle viimase lõppviimistluse, eks ole, see, mis puudu jääb või see sagedus, eks ole. Aga sina laulu loojana, sina kuuled seda muusikat nagu elementide või tükkidena ja sa tead, kust see täpselt on tulnud, aga mina, kes ma esimest korda seda kuulen seda kui tervikut või mingisugust, et mina ei mõtlegi selle peale nii. See on väga hea näide on sellega, see on nagu pusle, et mina näen neid pusletükke, aga vaataja näeb nagu tervikut pilti tegelikult. Et mina näen, et seal on see näritud tükk, aga keegi teine ei näe, kõik teised näevad seda suurt nagu pilti, sest et see on nagu see element, mida me tahame tegelikult saavutada. Kui sa peaksid üheks Traadteki kontserdiks oma trummid ja trombooni mõne Eesti pärimuspilli vastu vahetama, siis millise? Ainult ühe või? No sa võid neid mituga võtta selles mõttes, ma saan aru, et trummarina sa oled harjunud nagu kõiki asju korraga lööma ja sisuliselt, kui ma peaks mängima Traadteki laivi ja ma peaks kõik oma pillid nagu jäävad maha ja igaks juhuks ütlen, et me ei räägi siin nagu sellest minikontserdist kuskil ja midagi nagu reaalset. Nagu ma praegu mõtlesin, ma võtaks mingi nagu trummisampleri, võtakski nagu siuke mingi SPDS-i või mingi siukse, et ma saan nagu et ma saaks nagu kõik soundid ära mängida. Oot, me räägime pärimuspillist. Sorry. Võib-olla ma ei öelnud seda enne välja. Tuunitud lokulauda leva. Tuunitud lokulauda. No tegelikult mul on palju nagu instrumente, mis mulle nagu meeldiks. Ütleme, võiks olla üks nagu mingi raamtrumm ja siis võiks olla triangel. Ja siis võib-olla mingi lehmakell või midagi võiks ka olla. Ja siis ma oleks juba päris nagu, siis mul oleks päris hästi, ma arvan, ma endiks ära nagu. See kontsert oleks ilmselt väga naljakas nagu, aga ma arvan, et mulle nagu meeldiks, sest iseenesest Eesti pärimusmuusikast, ütleme, trummi on nagu väga vähe üleüldse või see on nagu siuke hilisem nagu tulek olnud trummil üldse, ütleme, muusikasse niimoodi nagu rohkem meloodia instrumendina või midagi. Aga ometi natukene siin on, et Jaan Türk ja mõni veel on olnud, kes nagu on mänginud ja siis kui sa vaatad, siis neil on nagu lihtsalt siuke raamtrumm, mille ühel pool on mingi nahk või mida iganes ja siis sinna lihtsalt löödi ühe nuiaga vastu ja niimoodi saab kõik asjad tegelikult lahendada. Ma olen seda korduvalt proovinud ja see on nagu toimiv ja seal ongi lihtsalt natuke nagu kujutusvõimet, et kuidas seda siis nagu toimima panna. No Jalmarile ja Sandrale siit poolt nagu sama mõte, et võtke mingi muu pill ja proovige, tehke üks lugu mingite teistsuguste instrumentidega, lihtsalt nagu proovi pärast. Ei, me vahepeal vahetame küll nagu proovis ka pille ja mina mängin gitarri ja niimoodi nagu ringluses, et jah.
aga lõpuks me jõuame ikka oma listade on ju, loomulikult. 12-keelne kitarr ja torupill ja trummid ja tromboon. Kas sa mängid ühes loos trombooni või mitmes? Ühes hetkel. On ju. Aga no mine sa tea, ega siin võib-olla tuleb veel neid lugusid. Iseenesest pill on lahe. No ja sa mängid seda ka väga hästi, nii et palun väga, tehke veel. Kas sinu arvates on mõni rahvapill, mida kasutatakse ülekohtuselt vähe? Ma just mõtlen siukses, popmuusika nii lai mõiste, et kõik, mis on nii-öelda populaarmuusika, eks ole, et me ei räägi siin ainult mingisugusest generic raadiopopist, vaid lihtsalt, et mingi pärimuspill, mida nagu ei kasutatagi võib-olla, aga võiks või rahvapill, midagi sellist. No üks lahe instrument tegelikult, mida Eestis üsna null vist mõnedel võib-olla on, aga see ei ole ka nagu nii palju Eestisse jõudnud, on väntlüüra, mis on nagu hullult lahe, hurdy-gurdy. See on siis siuke... Ürita raadiokuulajatele mulle selgitada. See on nagu viiul, mis siis selle asemel, et sa kasutad poognat, sa kasutad suurt kiviratast, mida sa keerutad keelte all ja siis see nagu paneb keeled resoneerima ja siis sul on nagu klahvid, millega sa muudad siis nende nii-öelda viiulikeelte kõrgust siis sa mängid nagu põhimõtteliselt viiulit, aga see on, minu jaoks see sisuliselt näeb välja nagu mingi kõige agrom sünt üldse nagu, et natukene nagu siuke sündi eelkäija ja minu arust see on küll instrument, teeb jumala lahedat soundi ka veel, see on siuke nagu siuke droonipill, siukselt ta kõlabki umbes, aga hullult lahe instrument ja mul on nagu kuidagi tunne, et see on küll selline instrument, mida võiks nagu rohkem olla, et aga kas Eestis on seda kellelgi? Sa tead, ei tea? Ma ei tea, äkki kellelgi ikka on. Mul endal ei ole, aga ma olen mänginud paar korda seda, proovinud mängida hullult lahe. Isegi mina, kes ma viiulis nagu täiega sakin, siis see pill oli siuke, et hei, ma võin iga viiulit mängida nüüd. Kuigi ta ikka ei näe üldse viiul välja nagu selles. Kas sa oled kunagi salvestanud enda, ma ei tea, näiteks vanavanemaid või midagi sellist? Nagu, kas siis salvestad mängimas või rääkimas või midagi, oled sa kunagi mõelnud siukse asja peale? Ei ole üldse ausalt öeldes seda teinud millegi pärast, aga ma ei tea, võib-olla ma peaks seda tegema. See on huvitav mõte, et kui sa oled nagu kasutanud mingit sampleid mingisugusest või nii-öelda, sa ütlesid ühes loos, sa kasutasid mingit lühikest osa mingisugusest tekstist, on ju. Et ja seal on minu jaoks on lihtsalt see, et esiteks kui ma väike olin, siis ma olin nagu iga suvi olin vanaisa juures ja nagu suuline pärimus selles mõttes toimis küll ja sealt mul on igast lugusid rääkida. Aga jah, ma kuidagi hiljem jõudsin tegelikult alles selleni siis kui enam vanaisa ei olnudki tegelikult, et jõudsin selleni et põhimõtteliselt sa võid ju salvestada neid võib-olla mingeid laule. Ma muidugi tean, mul vanaisa ei laulnud üldse, vanaema ka nagu ei olnud nagu mingid laulurahvas, vaid nad olid siuksed jutuga. Ja see jutt jääb ju nagu ikka meelde ja mõned asjad, mida ma näiteks vanaemast mäletan, Koobimaa kook on ju. Et seda peab lihtsalt osata teha. Et ma ei tunne, et ma peaks selle salvestama ja selle mingisse lukku panema. Ei muidugi ei peaks, ma lihtsalt mõtlesin, kas sa oled seda kunagi teinud. Aga ei ole, ma küll nagu olen korduvalt seda toonitanud, et see on hullult lahe, kui seda tehakse, aga mulle tundub, et nagu põhiline on ikkagi siis, kui see on tegemist nagu lauluga või lugudega vist ka nagu neid kogutakse. Aga nagu mulle tundub rahvalugude puhul on lahe ikkagi, kui ta läheb nagu suust suhu või kuidagi nagu niimoodi liigub, et ja muusika puhul tegelikult ka ma eelistan seda. Aga see on lihtsalt puhtalt minu enda kreatiinsus. No see on selles mõttes huvitav mõte, et tegelikult on äge elada hetkes. Tead, nüüd on välkküsimuste voor. No, oled sa valmis selleks või? Väga hea. Kas pigem riisikad või harjad? Harjad. Kas torupill või tromboon? Tromboon. Kas hirsipuder või pannkoogid? Pannkoogid. Pigem kvint üles või kvart alla? Kvart alla. Kas basstrumm pigem 20x14 või 16x12? 16x12 on päris hea. Kuule, Tõnu Tubli, aitäh, et sa tulid saatesse. Kõik, kes tahavad Tõnuga ennast kursis hoida, minge Instagrami, minge YouTube'i. Kui veab, siis äkki ka Facebookis midagi seal tilgub, ei oska öelda.
Ma just unustasin oma Facebooki parooli juba tükk aega ära, nüüd ta küsib mu käest ja ma olen siuke, et aga ma ei tea. Ja siis ma pean nagu uuendama, aga ma ei ole viitsinud seda ka teha. Hiatus. No ühesõnaga keerulised ajad, arusaadav. Mis veel, Etnoskoop, Kuku raadios äkki? Kuku raadios iga teisipäev kell 7 õhtul. Jah, kuulake, väga lahe, üldse Kuku raadio, väga hea raadio. Aitäh sulle, et tulid. Aitäh. Sellel raskel ajal. Aga päike paistab ja ilm on soe. Just, see oli esimene ja võib-olla et ainuke pärimuspopi saade, aga eks me näe. Teiega head raadio ja podcasti kuulajad, kohtume juba vähem kui kuu aja pärast. Võib-olla. Nägemist.